No nii, uus aku. Siis kohal. Kontrollisin ka eile, siin vaatasin neid BEM-i programme ja originaali värki ja koode ja mida iganes on, nii et noh, see võiks nüüd olla see, mis siia peale mahub. Noh, võiks olla valmis igatepidi, mitte avatav, on ju, keel. Noh, ühesõnaga viimase peal asi peaks olema nüüd. Ja nüüd ma tahangi vaadata, et kas siin ka vool sees on. Pane selle siis seda pidi praegu. Nii, pluss on meil paremal. Nii, ära vilgu, seisa paigal. 12,8, 12,81. Täna lõikasin selle järgi ühe kummi. Vaatan, kuidas see siia nüüd sobib siis. Kumm sobis hästi. Nii. Kuna pluss on siinpool, siis ma peaks selle panema seda siis siia. Nii. Nii, selles plaanis mahub kõik ilusti. Tagasi ta ei liigu. Aga näete, külje peal on vahe, külje peal on vahe. Nüüd ongi küsimus, et kas panna ta siia poole vastu. Siia poole vastu. Kuna siin on nagu need ääred madalamad, siis siia poole vastu oleks nagu loogilisem panna, on ju? Ehk siis peaks, ja noh, juhtmed ulatavad ka nii paremini, et kui see oleks nagu nüüd nii, ja teine tuleb siit siis nii, eks on ju. Kuidagi nii, mis iganes. Et nii oleks päris hea. Aga see tähendab, see alla võiks mingi klotsi teha, et ta siis ei saa nii ära liikuda. Seda kasti. Aku on seal kohale pandud eeldatavasti. Nii, et kui kast siia panna, et kuidas siis kast jääb. Et kui ta vastu akut on, nii on veel parem. Et kuidas see iste jääb siis ja palju siin aku vahele jääb ruumi. Nii, siit poolt on mul lahti. Nii, praegu kast. Peaaegu hea isegi. Et oleks nüüd aku sama lai kui vana oli, siis see kumm oleks jäänud normaalselt. Aga kuna aku on nagu kõvasti kitsam, siis kumm jääb lõdva. Et kas nüüd võiks siin olla siis mingi asi, mis imiteerib aku kõrgemaks variant A või siis lühem kumm on ju. Nii, kohe ma vaatan, mul on see lauajupp, mis on mul tehtud, mida ma saan veel teha siit juurde, kui on vaja. Arvan, et isegi mahuks ära ka siia. Kui neid teha 2, ta ei pea nüüd nii kõrge olema, natuke tuleks maha võtta. Nüüd ta oleks täpselt aku kõrgus. Et see jääks hoidma teda ka muud pidi. Nii, mõtteid on siin nüüd erinevaid. Et korraks oli mõte, et panen 2 klotsi püsti. Nüüd tekkis juba uus mõte, et esimene klots võiks ju pikali olla ja teine klots püsti. Et see asi nagu mul seal igatepidi paigast ei nihku, siis ma tahan omavahel fikseerida. Igast küljest toetus olemas, et
nii. Suurem karvane maha. Nii. Teravamad kandid ka. Pindu ei tõmbasin kätte aku paigaldusele. No nii, vahepeal unustasin ära, et mul kaamera käib. Aku muudkui läks. Aga ise kaadris ei olnudki. Et mis ma siis vahepeal tegin siin juhtme otsad, nii et oleks hästi. Siis värvisin selle plaadi ära. Nii. Nüüd on mul plaan proovida kummid paika panna. Siin oli küssa, et kuidas sest klemm sellest mööda tuleks, et mõnes mõttes on kõik täpselt, et siin ei saakski nagu laiem konstruktsioon olla iseenesest. Et nüüd proovin siis rihmasid. Juhtmest mööda, siit ka mööda. Nii venitame. Naile. Aha, sain. Et sain rihmata ilusti. Nii ta jääb. Nii, no nüüd sai natuke paremini, et nüüd on juba nii, nagu mulle meeldib, et seda see võiks selle asja jätta. Taku on nüüd korralikult kinni. Samas mitte nüüd nii, et kiilutud vahele, et tal on ka väike paisumisruum vaja peaks olema. Samas liiga palju ta siin ka ei loksu. On võimalus panna kuskile vahele veel mingit kummi kui vaja. Aga hetkel ma seda ei tee. Ma ei näe nagu vajadust. Nii. Nüüd vaatame, mis siin juhtus. Tekib see mingi vool ka? Tekib. Nii, panna süüde sisse. Ja vajutada starti. Nüüd peame ära mõõtma, kuidas laeb ja palju laeb. $13,26. Nii, läheb paremaks see asi siin. Et läheb nii laadimine kui tuleb maha ja 0. Nii. Üks asi, mis ma tahan väga proovida, on käivitus. Et sellest on palju räägitud, et seda tsiklit endast käima ei saa. Nii, no praegu on lihtsalt see hetk, kus ma ei saa aga õue minna, vihma saab. Siis ma pean seda kõike proovima nii siin samas, eks. Lihtsalt süüde sisse. Nii. Otsin selle koha ülesse. Nii. Et nii nagu ma enne ütlesin, siis õli on siin mootoris väga puhas. Et suhteliselt selline värskelt pandud, aga aeg on oma töö teinud, et ülevalt selle varda punni ära, siis saab õhku. On ikkagi mustem see õlivärk.
kaan kohe kuskil õlitünni ei kukuks, et oleks võimalik teda tasa ja targu siin eemaldada, et selline tihend. X37 on siin sees filtrid. Nüüd on siin 2 tükki enam. No raske hinnata, kui värsked need filtrid on. See filter on siis 16. veebruar 2010 toodetud. Võimalik, et mees ostis neid varuks ja vahetas ka 2012 uue filtri, aga võimalik, et vahetas ainult õli, sest õli oli imelikult puhas. Ja uus komplekt on selles mõttes äge, et siin on, näete, seda rõngast on siin lõiganud kuidagi sisse sellel paigaldusel. Aga see on meil õnneks uus olemas. Siis on siin üks metalltihend. See käib selle alla. Ja siia alla käib see metalltihend. See teeb seda. Nii, tihend, seib ja siis see oorungaas või mis iganes ta nimi on. Ja nüüd tuleb see asi kõik lihtsalt nivisi siia otsa panna. Midagi kuskilt kohe korra ei jää. Ja ega siin suurt muud nippi ei olegi, et ongi kogu nipp. Lihtsalt, et midagi paigast ei liigu. Ja teist otsapidi ta läheb sinna filtri sisse ilusti. Ole pingutada. Ahoi, vahepeal käisin siin töö juures ja tegin 1, 2 ja 5. Nii et kartulikork sai nüüd alla uue seibiga. Õlifilter sai kinni. Nüüd, et ei juhtuks mingit totrat viga, et kuna mu starter ka hakkas nöökima, et siis ei juhtuks nii, et ma hakkan siin starterit remontima ja lasen mootori käima ilma õlita, sest selle jaoks ma siis panen nüüd õli sisse ja õli, mis sisse läheb, on siis Motul, mis on mineraalõli ja spetsiaalselt siis nagu nendele vanadele bemmidele mõeldud, nii et siin järeldusi tegema, et kuna ammu pole see ratast töötanud, siis siin võivad olla harjad kinni jäänud. Mingid pinnad oksudeerunud. Ei saa aru, mis siin on, mingi soga on siin. Nii, need ühendused. Tuleb kindlasti üle kontrollida kõik. Nii, ühendasin siis harjad, juhtmed lahti ja märkisin ära igaks juhuks, vana inimene, eks ikkagi. Ja võtan keneka maha, et muidu ma seda siin puhtaks ei saa, et 1, 2, 3 polti lahti. Keneka enda juures on kõik ilus. See üks juhe oli siin korpusele liiga lähedal, selle painutasin natuke ära. Aga muidu ma siin midagi halba ei näe. Harja pesen natukene üle siin. Harjad ka pärast enne kokkupanekut. Aga praegu panen ta siia kopi peale, et siin ega halba ei saaks juhtuda. Proovime natukene aega siin edasi-tagasi lasta, et tegelikult on hea, mida siledam ta on. Sest see hakkab harja sööma muidu. Karedaga läheb ruttu küll, aga saab ilusti. Vahetame paberit ja kiiret meil kuskile pole. No nii, toppisin kõik juhtmed siis külge. Uuesti tagasi. Nii, harjad on puhastatud, kenekas on kinni, süütemähis on kinni.
Mis siis veel? Pentsu peaks nüüd nii palju olema, et ma saan käivitada. Nii, see on all. Kas tõesti on bensiini vähe või? Siin nagu tundub, et midagi on. Nii, siin siis pingutasin natuke harjavedrusid veel ja ladusin selle süütemängu kokku. Ja nüüd lasin käigukastist õli välja. Noh, õli on nagu uus. Mingit puru ega midagi ei paista. Kas ma saan selle paremini ka näidata? Jah, nüüd vist sain päris hästi. Vaskseibid. Noh, see vaskseib pole paha muidugi. Nii, 30 newtoniga kinni. Ja paneme teise korgi ka üle õrnalt. See küll sai juba pandud, aga kontrollime. See on kinni. Nii, nüüd ei ole muud kui valada õli sisse. Valada õli sisse siit, et siin on see mõnus ots. Selle torkad siit lupsti sisse ja lased. Pea mingeid eraldi lehtreid või süsteeme ehitama. 200 või? Nii, no ütleme nii, et see milligramm natukene rohkem siin oli. Tega halba ei tee. Maha teda nõristada pole mõtet. Siin on siis õlikork siin samas all. Nii. Pikendame jõulga jälle. Ops. Ops. Oh. No näed, nüüd oligi see hetk, kus läks maha mul natuke. Oho! Mingit värvi on see vahele pandud. Tegelikult sisse on. Nii. Vaat kui kõvasti võib olla üks kork. Ehk siis ma arvan, et siin oli ilmne ülekeeramine. See tuleb nüüd valada siis selle auguni, täitavani. Kuidas on selle siit kätte saan?
mis asi tuli ülevalt välja. Ei ole võimalik, palju see läks siis. Sitt ei läinud. No nii, tänaseks kõik. Eks siin neid väikseid nikerdamisi veel ole. Mõni roostetäpp kuskil ja. Aga käigukasti sai uus heli, mootoris on uus heli, difris on uus heli. Õhufiltriga läks nii nagu läks, filter ei sobinud. Oli vale. ChatGPT on mulle need umbes siuke varsti kõik kokku liit umbes 100 € kahju tekitanud. Aga noh, eks ta on ka kuskist otsast kasu olnud tast. Nii et ütleme niiviisi, et kooliraha ise ka nagu liiga rabistanud. Kõike tahtnud kohe kiiresti ja nii edasi, et noh, tellin ette asjad, hea teha. Aga ei ole see asi nii lihtne. Ja minu arust sai see päris hästi, on ju. Et üks klots on see, mis hoiab, et külgesid pidi ei liigu. Teine klots hoiab neid kumme, sest kummid ilma nende klotsideta oleks jäänud pikaks. Et praegu see asi siin ikkagi ei logise. Kummid on pingul ilusti. Kõik on nii nagu peab. Selle kummiga ma praegu ei tea, kas on midagi teha. Nüüd tuleb see tööriistakast siia peale proovida, vaadata palju sinna kasti ja aku vahel ruumi on. Et ka, ja tellida sinna siis see vastav puks, kummipuks. Siis ma arvan, saab hästi. Nii, pidurivedelik on veel vaja vahetada ees. Amordiheli. Ja siis mõned tavoti niplid ära määrida. Lenks käib kergelt, midagi kuskil ei nagu ei haki. Ei oska praegu kommenteerida, aga noh, proovisõidu tahaks ära teha. Et kuidas mootorsõidukas käigud töötavad ja nii edasi, sest see on ka tegemata. Et me ei tahtnud teda nii teha, et siin kõik asjad on ripakil. Ja siis muidugi natukene veel timmida. Võimalik, et tuleb veel karburaatorid lahti võtta korra. Küünlad on mul ka uued olemas. Klappide reguleerimine. Siin ikka on ikka teha neid asju, et aga suures pildis juba asi nagu toimib. Ise olen rahul. Nagu alati. Alguses rahul ja lõpuks rahuta. Nii, midagi ei tohi ära visata, et otsisin siin vanadest varudest, et kunagi, kui ma selle olen jalgrattale paigaldanud, siis oli vähe jämedamat vaja. Nüüd käisin, võtsin ratta küljest ära, sest jalgrattaga eriti palju enam ei sõida, et panen selle tsiklile, et vaatan, kas on mõni sobiv koht ka siin. Alusin garaažis igati pidi arvestades tahad. Nii. Siin paremat varianti ei ole, sest et seda ka ei taha, et ta seal oleks selle seljas spido ees. Ümber peegli pole ka ruumi. Ütlen, et see on suhtkond ainukene variant. No nii, vaikselt liigume edasi siin. Selline vaha. Minu arust väga hea. Ja siis nahka teen sellega.
viiakse kuskil turgudes ja kaubanduskeskustes, aga tõesti, kraam on nagu selles mõttes väärt, et ei ole petuvärk, ja muidugi, mis on hästi hea asi, on see kummi ja plasti konditsioneer, mis siis, te näete siin kõik need õhupuhastid, kõik raamivärvid, kõik on sellega elustatud, ja kaasa arvatud ka kerevärv. Siia pidin tegema ühe aasa nipukale, kuna see klamber oli vigane, et parem olgu ta nii on, et siis ta hoiab oma kohal, kui see, et ta seal töllerdab ühel hetkel ära kargab. Ja selle keevisega ma ei tee praegu midagi, enne kui selgub, kus seda saab korrektselt teha. Et seal niisama käiama hakata või midagi tatistama peale hakata pole mõtet. Näete, rataste vahel on sämbrikuvõrgud. Näete, lamp paistab juba silma, niipidi äkki on parem. Tõesti, masin on seisnud nii piisavalt kaua, et ämblikud on siia võrgud koonud. Nii, nüüd vaatame, kas me saame selle siin tutsustada rostoffi ka, et kas saame need tihtid siit kätte või ei saa. Ahah, üks on käes. Nii, kõik on väga kinni pandud. Et siis torusid mitte ära vigastada, siis on siin laiem, suurem telitav võti, mis korralikult ümber kinni võtta, siis ei keera üle, et nii, enne kui päris välja võtsin need 2 polti, keerasin ka need 2 sadulavahelist polti natuke lahti, et pärast mul ei ole jõudu neid keerata, kui vaja peaks olema. Ja mismoodi sina siin siis oleksid? See on selline ChatGPT jutt, aga no kuidas sa seda teistmoodi saad panna? Minu mõistus ütleb, et teistmoodi ei saa seda panna. Ega siin liiga palju häid variante pole, kui tuleb teise piduriõliga pesta. Valasin siia nüüd puhast pidurivedelikku .4. Ja selline pidurivedelik siis. Boschi küünlad. Huvitav, siin on ikka kiri ka. V7 DC. Et teised olid siin NGK uued, et ma arvan, et 7 oleks nagu parem sinna. Et noh, ma ei soovita nagu küünleid nagu kuivalt panna, et nii, ja siis 0,7 peab vahe olema. See. Nii, sobib, läbi käidud, õlitatud, läheb peale.
No nii, olemas. Küünlad vahetatud. Selle kraaniga lahti. Et siis tagaratas. Ja veel siia sai siis õli. See detail on siin kuiv üldse. Siin ei ole ühtegi korki, mitte midagi. Käigukasti sai uusõli, mootorisse sai uusõli. Mootori õlitaset peabki kontrollima, et mul on selline kuri tunne, et sain natuke palju sisse, et äkki peab välja võtma natuke või. Gramm on palju, ütleme siis. Ma ei tea, seda ma ei hakka välja võtma, see on nii vähe palju. Vaja sellist saba, mis oleks mitte vedel. Ehk siis selline saba. Nii. Ja prooviks selle sabaga nüüd järsknõks teha. Nii. 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 Siin pidurid ka maa. Opsti. Nojah, siin on mingi mõtteline rant, mille taha ta jäi. Klotsid on ideaalsed, ütleme. Mida siin võiks teha, et pane seda HSS-i nende kohtade peale siia, et toimub mingi liikumine, et ega muidu on kõik ideaalne, tihvri tihendamine kuiv. Üle liiks ära. Et just see teebki temast ägeda ratta, et see on tehtud lihtne, suhteliselt ja mugav. Aga kuna ma ei saa siin nende kemikaalidega kodu uues jurada, siis ma praegu ei näe varianti muud, kui ma pean ta lihtsalt praegu niiviisi kokku panema. Kui ühe korra saan kuskile pesulasse, siis saabki seda veljet korralikult pesta, et antud hetkel ma jätan selle pesemata, et see oli siis 30, mõõtsin välja. Auk ja selle kahe augu vahe oli 35. Panen selle ka paika, siis on üks puurimine. Nii, siia siis
tagavaraküünlad, need tööriistad, mis olid, mõni kaitse, juhtmevits ja läheb kaam peale ja lähete siia sadule alla. Oi, mis see? Vollu TV, huvitav. No nii, tere sõbrad! Oi, mis see on, jah? R80 GS 1988 aasta, et esimene proovisõit ja mis ma oskan öelda kohe, mulje positiivne, vähemalt spidomeeter töötab. See on nüüd muidu nõrk koht, eks näis, kuidas see kilomeetri asi kerib. Pidurid on natukene tuimad, aga noh, see on ka mõistetav, et nad ei ole ammu töötanud. Asi tahab töötamist. Nii. Üheksakümne sotiga, 5 käik on täiesti vibravaba ja siuke mõnus. Tahokat ei ole, ei tea, palju pöördeid on. Tahoka lisavõimalus on siin olemas siia augu alla ja teisele poole käib kell, et võimalik, et ma need ikka soetan. Kurat, need on kallid, aga kui passida peale, see võib-olla joppab teinekord. Mingi satikas silm ongi perses või kiivrisse. Et võimu on, vedrustus töötab hästi. Pidurid on natuke nõrgad. Oh shit, Malts tahtis rooli käest tema. Keerasin siin vahepeal karbal tühi käiku, et nagu ma ei tea, miks see nii suureks ise läks, et või hakkavad siin need membraanid jamama. Ta ilus kasepaks siin on. Sellist polegi ammu näinud, et
Andra metsakuivendajad 69,72. Äge. Siin on ees veel autosid. Vagun siin päris pikemat aega juba. Kuitsukene, joo. Nüüd selline lihtne mootorratas, et siin ei ole ABS-i mitte midagi. Et taga on trummelpidur, ees on ühe kettaga ketaspidur. Noh, see on üks natuke nõrk koht, et peab arvestama, et tal pidurdusteekond ei ole väga lühikene, et mõistlik on jah. Ahaa, saimegi juba tohvrile või? Aga äge. Tohvrit oleme ikka näidanud, et tohvri on niisugune ka omaette huvitav koht, et asfalt tehtud. Või noh, tähendab pinnatud, eks. See on väga oluline tee tegelikult. Siis saab Junsi puhkekeskusesse. Mida siis minu naise sugulased seal peavad, et Toomas Tamme järeltulijad. Et kahjuks ma ise ei ole sinna jõudnud veel nüüd viimasel 10. Kaarel arvab, et siit on hea minna. Navi ongi järgi, ja. Ei seda küll, aga see on parv ju. Näed ise, seda on tõmmatud üle nööridega. See on vanasti olnud nii, et vead ennast koormarihmaga üle. Ei seda küll, aga see on parv. Nii peaks kuskil need kõrtsi varemed ka olema. Igal juhul, iga tahes siit küll mõtikaga üle ei saa. See on vähemalt selgeks tehtud. Ma pean siia rattale ostma selle väikese kompressori, mis on see tilluke, mis mahub istme alla. Ja mida seal see YouTube'is ma enam ei mäleta, kas no keegi Eesti kuttides ka selle kohta tegi väikse review, et mulle tundus ta nagu asjalik, ta oli niisugune suitsupaki suurune enam-vähem. Et ütleme, et kui sedasi metsasõitu teha nii nagu praegu, siis ei taha ju seda pärast pooltõsti rehviga asfalti peale minna, et
Aga siin praegu oleks just siukene 1-2 võib-olla maks. Kui veel liivaneseks läheb, siis peaks olema vapsee mingi 0,9. Tammen. Just selline jämedapoolsem kask. No männipalki, kuusepalki, siin on kõike. Vanasti olid Soome pahteldajatel X5-d. Nüüd on Harveri meestel. Siklid jätsime siis siia, Upsi tamme juurde lähme edasi jala ja vaatame, 500 meetrit on siit minna. No kuhu sa lähed seal veeauku, ei sõida ju sisse, pole pointi. Ei no kui kärnad all on, võib-olla lähed siit läbi ka, aga no praegu on siuke tunne, et ma ei saa siis saabastegagi läbi. Või see on mingi hea mõte. Tamme juurde on jupike maad, aga jäi silma selline äge suur kask. Persse pole ammu nii jämedat kaske näinud. Ja sirge ilus, väine. Uskumatune. Tavaliselt on kased lähevad siukseks jändrikuks alt. No nii ta näitab. Parmud tulevad kallale ju. Ma ei tea, kas siin GPS-levi on, aga 100 meetrit ütleb siit veel pugeda läbi. Ui! Päris L-tiining. Särgid selga lõhki. No näed, näitab, et tamm on siin, on ju. Ja kui me vaatame, siis oksad paistavad, näed? Kaarel, on? On. Oh, see sama ta ongi siin. See kuulus tamm. Anna, keegi on siin kõndinud ju. Rada on siin, keegi on kõndinud siin. Loomad on joomas käinud siin. No see ongi Upsi tamm. Sa ei ole käinud siin või? Sa käisid ära? Jõgi on siin. Aga silt on ka, jah? Siin on üks betoonpost. Aga ma ei saa aru, kus on parem ligipääs. Seal on maja juurde kõndida. Siis praegu me tulime ikka päris rõvedast hulkast. Kõrge tihane värk. Siit käivad loomadest jooma. Tundub. Karud. Vaata, mis jäljed on, kuule. On ju küünejäljed, ma näen valesti. Oi, 4 varvast, 3 varvast, küll kitse jälgi ole. Üdivõitu tahaks pinnimist ja teritamist, aga võibki Soomaale sinna Vikakene võistlustele minna. Selline metsa sees. Täiesti. Aga siin on ju ka mingi tamm. Eks see ka väike pole ju, kuule.
Näed, vetsupotki on alles siin paigas. Ja. Vaata, et kuskil midagi jalga ei astu, võib läbi ei kuku põrandast. Ei, seda küll, ma vaatan siit praegu välisvaate ära. Jah, siin on põrandad mädad ikka, siin vaata kukud läbi. Ei, no siin on näed lagi. Jah, ja laed on ka nagu on, et siin väga tuiata ei ole mõistlik. Et... kunagi on päris kõva elamine olnud siin. Kaameral sai CD-kaart täis. Ma ei olnud nagu tänaseks reisiks valmistunud, et aga Kaarel tuli läbi ja siis mõtlesime, et okei, et uus ratas vaja proovida ja lähme siis. Koht on ka iseenesest huvitav, on ju, sest et noh, vaata, kui ilus kallas siin on. Ütleme, et kui see oleks nüüd kõik... Ei, ma mõtlen, kui see oleks kõik korras nüüd, noh. Murud, niidetud, värgid, särgid, on ju. Aga siia poole tuleb siis tee teiselt poolt ilusti, on ju. Ta tuleb sealt, aga sealt me ei saanud enam. Aha. Ei, no ta kuulub ju kellelegi, ega ta peremehetu maa ei ole, ma arvan. Siin on ka selline uhke tamm, et üldse sellised vanad puud, et koolimaja või? See suur võiks koolimaa moodi olla, on ju? Armud ja sääsed ja keegi siin elab ja siia tehakse siis mööda jõge või? Vot see on super ilus koht ja uskumatu. Ja ma mõtlen seda, et siin on nagu puud ja käterätid ja grillivärk ja Ja. kas siin inimesed peaks mööda jõge siia? Siis vast on vaja luba ka. Seda ei teeta siin. Vaata, miks need väitsad siin on. Väga äge. Siin on veel üks majake. Raske öelda, jah, vanasti võis, ongi näed saunalava ju siin. Siin ei olegi kahtlust. Et siin oli saun vanasti, jah. Kus see lepe läks vast siit välja kuskil? Jah, näed siin. Siin on katus korralik. Siin pajas köeti siis vesi soojaks ja õnneks keris oli siin samamoodi kuskil nurgas. Näed, kerise kostna tulek on siin üleval. Näe, keegi on siin maganud just. Redel on korralik, näe. Aga siin on lagi vaju. Ei, seda küll, aga no keegi on siin just maganud. Koormakatte all, madrats koormakatte peale ja ongi magamiskott ja
magad nagu miskane. Aga siin võib ka olla neid geopeitu saardeid. See on selline koht küll. ei no võib olla. Milline vaade jälle keset süvametsa. Eriti sinna poole vaadates. Äkki siin on vana koolimaja või mis siin on olnud kunagi, mingi suurem talu. Jõgi jäi sinna alla, siis siin on see vana ka siis talumaja või siis koolimaja, mis iganes. Aga see on lahe pilt. Keset suurt metsa on. Tänava valgusti. Müsteerium murtud. Ei mingi koolimaja, vaid siin laut olnud hoopis. Näete, siin on lehmasõimed või hobusesõimed. Kurat, need võivad hobusesõimed olla üldse. Hobutall on see, jah. Lõhna järgi ei uska öelda. Suur värk igatahes. Seal on veel üks maja. Kaarel on kadunud rohu sisse. Ei näe teda. Ai, nõgesed. Nii astuma, et nõgesed sõkud ära. Aga jah, tänava valgustus. Crazy. See eelmine oli igal juhul laut, see on ait tundub. Küün on vist toos. Ja ei, no siin on ikkagi Vene aja lõpus veel elu sees olnud. See on selge, ne? See kõik ju vaata, ma mõtlen oma vanaema, vanaisa maja ja värkigi. Täpselt sama, see kõik laguneb nii kiiresti. See on 30-40 aastat ja on kõik läinud põhimõtteliselt. Ongi varemed. Aga me ei karda kedagi. Kui siis andku aru. Küün, jah? Küüni sees on maja. Vaata, aga mis siin võis olla, vili või? Ei, see on nagu see rehetare või ma ei tea. See on huvitav. No aga siin on mingi kamber taga, jah? Metsalendade bunker nagu, aine? Sikke vahepeal. Siia on nagu tõksud see nüüd. Sitta näed. Aga see on vanasti nagu rehetare olnud ju. Kõrge laeg. Sa arvad, et keegi on tänasel päeval selle sisse ehitanud, ma ei usu. Eterliit on laeg siia. Äkki on see mingid lambaid hoitud või? Ei ole, siin on mingi suitsulihad. Pikki kui pime. Siin on veel nöörid. Tuu on põranda või? Kahtlased nöörid ripuvad laes, mul hakkab kõhe. Aga see on minu meelest see vana see rehetare ju. Ei tea, erakahtlane koht. Need sinine laki ja kõrge, et suits oli üleval, ise oli all. Selliseid maju oli ka, kus saati sama konni. Oligi nii, et heinu oli täis, aga tegelikult oli siin hoopis väikene bunker sees. Heina august läksid sisse. Tunnen, et hakkab saabas jalga võõruma. Viimane aeg on jalga lasta. Pole nii. Mida ma enne filmisin, see maha langenud puu.
mööda seda puud saab teisele kaldale. Ja sellest ei ole meil kasu midagi, kui me üle lähme. No koht on äge iseenesest. Ja ongi, ne. Mulle meeldib just see, et tänavavalgustid on pandud. Ei tea, kelle raha eest need põlevad on. Kui need põlevad. Et milleks minna käidud rada, kui saab teha uue raja, aine. Ja vaadata seda puu peale minekut. Äkki julged ülegi minna. Ei paista, et siit väga käidud oleks. Suht soga sees on kõik. Selline puukene on siin. Ei, no see on Vene aja lõpus ikkagi töötanud see värk. No eks ta on kellegi oma ikkagi. Ma ei usu, et täna meil on sellised peremehed kinnistud vaevalt. Nii, kõik akud on tühjad, kiire lõpetus päevale. Et 109 kilomeetrit Spido järgi. Ja nüüd, kui ära tangime, siis on näha palju siis kütusekulu on. Aga no me sõitsime metsas ja poris ja raske tee. Huvitav on see, et see toru oleks nagu rohkem sinakas kui teine. No ei oska öelda, aga raske hinnata. Midagi on esipiduriga. Mingi vile käib siin. Seda tuleb uurida. See sõita, aga selleks tuleb mõni õhtu minna, et veelepesud ja asjad kõik korraga ära teha. Et siis selleks korraks tšau-pläu.